Päevakord on meil siis ees selline, informatsioonipunktis on siis 2 punkti. Aga küsin, kas kellelgi on midagi antud päevakorra vastuvõtmise vastu, ettepanekuid? Ei ole. Kes on selle poolt, et võtta vastu päevakord sellisena, nagu ta meil ees on, palun käega märku anda. Kõik on poolt päevakord vastu võtta. Esimene päevakorrapunkt, Märjamaa valla 2021. aasta majandusaasta aruanne, ettekande Enn Ots ja Ülo Ilm, palun. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, vallavanem ja vallavalitsuse liikmed ja külalised. Kõigepealt ma soovin kõigile ilusat suve algust. Räägin siis majandusaasta aruandest. 2021. aasta majandusaasta aruanne on teil laua peal. Seda on vaadanud audiitor, seda vaatas meie volikogu komisjon ja vallavalitsus esitas selle siis heakskiitmiseks omakorda volikogule. Ma väga pikalt midagi öelda, aga pikalt ja põhjalikult on siin kirjeldanud meie arengukava osandi ja allasutuste juhid ja vastutavad inimesed vallavalitsusest. Ja numbriline osa on siis sellest kus on siis kokku võetud 2 moodi. Põhiosa on võetud kokku konsolideerimist tervikuna, siis sihtasutud kohtuasju, igalahooldaga, Märjamaa haigla ja ka ja kõige viimane saali puhas Märjamaa vallavalitsuse tulemus. Milline on teie seisukoht, mis te arvate? Kas on küsimusi? Mis revisjonikomisjon? Kas revisjonikomisjoni Kas on kellegi veel küsimusi? Kas sellest revisjoni aktist ja asjast räägime eraldi või ei puutu see asjasse või on ikkagi selle punkti osale? See ongi selle punkti osa. Ma paluksin ikkagi vallavalitsusel ka ikkagi need aasta aruande, need kokkuvõtted ja tegevusaasta ülevaated üle vaadata. Siin on mitmed küsimused üles tõstatatud eelmiste revisjonikomisjonide poolt, mis ei ole kuskile jõudnud oma nii-öelda kajastuses või tegevustes. Et olete selles sisuga tuttavad või palun tutvuda. Siin revisjonikomisjon on aruande kirjutanud ja kõik välja toonud need probleemid. Palun nende asjadega tegeleda. Kas Enn vasta? Kas on... Enn oskabki nendele vastata see revisjoni. Aga mul täpsustada. Siis me... Seda kui ilma teema pole. No ütleme niimoodi, et kas ma saan selle kõik nüüd ümber jutustada, siin aega riita, aga 2018 aastast on revisjonikomisjoni otsused täitmata. Vigal hooldekodu küsimus, eks ole. Siis on siin on juttu teehoiukavast, eks ole, juba 4 aasta jooksul. Ma ei oska öelda, kes oskab vastata sellele, miks meil see teehoiukava asi edasi ei liigu. Siin oli terve rida ettepanekuid veel siin nende riigihangete korraldamise osas ja riigihangete kontrollimise osas. Need on need teemad, mis siis hõlmavad neid vaegtöid ja tegemata jätmised, nii et need ongi need põhipunktid, mis nagu ei ole kuskil vastuseid saanud. Vallavalitsus on ja siis vastatakse. Saame jooksul nende küsimustega siin tegelikult. Ei saa küll. Ja siis vastus tuleb. Kas on veel küsimusi? Ei ole.
hääletamisvoorud, kes on selle poolt, et vastu võtta Märjamaa valla 2021. aasta majandusaasta aruanne, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Aitäh. Vastus läks sinna protokolli. Mis vastus? Valdavalt tegeleb, jah. Nii, ja järgmine päevakorrapunkt on Märjamaa muusika- ja kunstikooli põhimäärus, ettekandja Katri Puht, palun. Kuulame. Tere, head volikogu liikmed. Märjamaa muusika- ja kunstikooli määrus. Hetkel kehtib põhimäärus vastu 2008. aastal ja kool tegi siis põhimääruses rida muudatusi, mistõttu enne ettepaneku hetkel kehtib põhimäärus muuta kehtetuks ning võtta vastu uus kooli põhimäärus. Ma usun, et te olete kõik põhimäärusega tutvunud ja põhimäärus on saanud oma kooskõlastuse siis ka kooli hoolekande liikmete poolt, kooli õppenõukogult, hariduskomisjonilt ja ka vallavalitsust. Küsimus, jah. Kuidas selle asutuse uue juhi konkursiga olukord on? Ma tegelikult küsimus oligi selles, et vahetult enne, kui uus juht tuleb, et kas on üldse mõistlik seda põhimäärust enne muuta, et äkki on uuel juhil uued visioonid ja asjad ja teha seda üldse siis peale seda? Hetkel konkurss nii-öelda avalduste tähtaeg on möödunud ja 29. juunil toimuvad siis ka vestlused. Palju kandidaate? Kandidaate oli 2, jah. Kohalikud. Kas hariduskomisjoni seisukoht? Hariduskomisjon toetab. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta Märjamaa muusika- ja kunstikooli põhimäärus, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Hääletus vastu võtta. Aitäh. Kolmas päevakorrapunkt. Arvamuse andmine kunstuuringu ruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta, ettekandja Anna-Kaia Kikas. Ott Kaldma asendab, aitäh. Anna-Kaia on kahjuks haiguslehel, et siis ma teda asendan. Väga lihtne, soovivad saada uuringuluba ja siis Kunsu on siis meil mäekatastriüksusel 14,75 hektarit ja rajatakse siis 24 uuringupargi uurimussügavus kuni 7 meetrit. Aga kui seda taotlust lugeda, siis üle nende meetri materjalist väga leida ei kavatsegi ilmselt. Komisjonis oli päris pikk arutelu, väga sisuline arutelu. 2 lahustükki on, viisis plaani vaadata, siis ta nagu nägi, et see seis on see 1 lahustükk, siis tegelikult ta asub ka siis väärtusliku põllumajandusmaa nagu alal, et see on siis asja nagu kehvkülg, aga kui tegemist on ainult uuringuloaga, et tegelikult ei ole kaevandusloaga, siis mõistlik oleks ennast uurida. Nii, kas on küsimusi? Majanduskomisjon, nii nagu Ott ütles, arutasime väga põhjalikult, oli arutelu selle väärtusliku põllumaa osas, et kas see takistab täna, jõudsime seisukohale, et see uuring iseenesest ei takista ja kuna tegemist on eramaaga ja eramaa omanik on sellega ka nõustunud, siis majanduskomisjoni seisukoht on, et lasta uurida. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Läheme siis hääletamise juurde. Kes on selle poolt, et anda siis luba Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu jaoks, palun käega märku anda. Teeme väikese muudatuse päevakorras, paneme 5. punkti ette, sest 4. punkti ettekandjat veel siin ei ole. Võtame 5. punkti ette siis, et vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmiseks nõusoleku andmine, audiitorkontrolli teostamine, ettekandja Lea Laurits, palun. Tere päevast, austatud vallavolikogu liikmed, ametlikud ja head kolleegid. Et Märjamaa vallavalitsus on teile esitanud siis
eelnõu hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmiseks nõusoleku andmiseks. Et eelmine audiitor kontrolliperiood sai läbi selle esimese punktiga, ehk siis majandusaasta aruande kinnitamisega. Ja nüüd me soovime saada nõusolekut järgmiseks perioodiks, ehk siis 2022 kuni 2025 aastaks, ehk siis 4 aastaks riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks, et eelisem audiitorkontrolli teenus Märemaa vallavalitsuse konsolideeritud majandusaasta aruande kontrollimiseks. Seletuskiri on teile ka lisatud ja valitsuse ettepanek on heaks eelnõu. Nii, Andres Jääster, palun. See Ülo jutu peale, et kuidas sina kommenteerid seda auditeerimist, et kui audiitor ei tule kohale? Kuidas ta seda tööd teeb? Audiitori käest küsima, audiitor saab läbi interneti kõik materjalid kätte. Kõik materjalid on talle saadetud. Tal on ligipääs ja parasse, tal on ligipääs andmevasse kõikide arvete, ostuarvete osas, ostuarvete osas ja müügiarved on täpselt samamoodi talle kätte saadavad, nii et tema saab selle töö ilusti ära teha. Mis puudutab revisjonikomisjoni esimehe kutset audiitorile, et ta tuleks siis kohale, seda oskab Ülo kommenteerida. Sellest nii palju, et lubad lõpuks, et tuleb interneti teel vähemalt kohale, aga ta loobus ka sellest, et tal pole aega, et minul tuleks seegi sisse kirjutada järgmiste tingimustesse, et peab käima koha peal, sellepärast, et siis minul pole volikogu ka vaja, igaüks kodus teeb midagi, isegi see interneti kaudu. Tähendab, siis peab täpsustama seda küsimust, mida te soovite, et hanke tingimustes sisse panna, et kas see tähendab seda, et ta peab kohtuma revisjonikomisjoni liikmetega ja esimehega või lihtsalt peab kohal käima ja kontrollima dokumente, kui tal seda vajadust tegelikult ei ole. Sellest spordikeskus kutsus ka teda 3 korda kutsus, et arutada sama käibemaksu teemat, aga lihtsalt ignoreerib täiesti. Seda ma just öelda, see on nende vaheline suhe, nendel oli eraldi leping, aga hanke korraldas vald, jah. Sellepärast sihtasutusel on ka kohustus korraldada hanke ja sai kokku lepitud, et nendele kõikidele meie 100% osalusega äriühingutele teeb siis valdhanke, kahel oli siis ülevaatus ja ühel oli siis sihtasutusele, vastavalt sihtasutuse seadusele on audiitorkontroll. Triimat Salu, palun. Et võib-olla siin jutu jätkuks, et see pigem ei ole võib-olla kohal käimine, pigem see on selline nõustamise punkt, et tegelikult tellijal on, et sinna saaks sisse ka see, et ta nõustab tellijad siis mingil hetkel. Aga see punkt on sees. Just, et siis tuleb sellele, et see, et ta nüüd füüsiliselt kohal käib, täna tõesti ükstegi dokumenti enam nii-öelda paberkandjas kuskil kellegi riiulis ei eksisteeri, et kõik on digitaalselt. Eksisteerib, aga need on kõik kätte saadavad. Need on kõik siis dokumendihaldussüsteemis, et majanduskomisjon läks natukene sellest punkti arutelust üle, aga me saime ikkagi selle punkti arutatud ja seal oligi Ülo kommentaar, et ettepanek on, et ta kohal käiks, aga võib-olla vormistada pigem seda, et tal on kohustus siis ikkagi nõustada nii, nagu tegelikult ta täna seal sees on. Lihtsalt minu teada on ka see nõustamise punkt sees. Loomulikult, kui ta seda ei täida, siis tuleb talle vastavalt lepingule seda meelde tuletada, aga täna on ta põhimõtteliselt lõppenud. Meil ei ole probleeme olnud, et ma ei tea, kui kellelgi on probleeme olnud, siis tuleb, kui sihtasutusel oli sellega probleeme, siis nad peavad oma selle lepingu vormi nagu üle vaatama. Oli ju probleem, kui revisjonikomisjon kutsus ja ei tulnud. Ja revisjonikomisjon, aga valladokumendid on kõik kättesaadavad olnud, mida audiitor vajas. Tal peaks olema vähemalt kohustus, et kui on väljakutse, siis ta peab tulema kohale. Ta võib ka veebidel seda teha, täna on ei oska öelda, mis seal põhjuseks oli, siis te peate selgitama, mis põhjusel ta ei saanud tulla või mis iganes. Ta kirjutas, et tal on teisi neid töid nii palju teha, et ta ei jõua veebidel tulla. Jah, nii vastaski, et tal on teised audiitorotsused vormistada. Kui meil on leping ja kohustus, siis tuleb täitma leping. Nii, Enna Ots soovis sõna. Enna Ots. Nüüd ta on täiesti viimane aasta, aga välishariduses on ikka täiesti kohal ja minust esil. Kuulame. Hakkusid otsusaga, nad ründasid selles samas 6. saalis pikalt. Ja see oli 4. aja peale, siis muidugi läks
läks rohkem internetti kõik see suht. Eks see alguses nad ikka tutvusid ja täitsa niimoodi küll. meil on lihtsalt probleem, internet käib vastu probleem. Eks me, kui me need hanketingimusi nüüd välja kuulutama hakkame ja siis me konsulteerime ka, et kuidas see punkt täpselt olema peab, et mida sina siis nagu revisjonikomisjoni esimehena soovid sinna sisse kirjutada, et kuidas see peaks kõlama. Osaledagi siis majandusaasta aruanded ülevaatnud revisjonikomisjoni istungil, kõige lihtsam iga aasta üks kord ja... Kas on veel? Ei ole. Kes on selle poolt, et vallavalitsusele anda hanke korraldamiseks lepingu sõlmiseks nõusolek, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Järgmine päevakorrapunkt. Märjamaa vallavolikogu 21. detsembri 2021 määrus nr 3 riikliku toimetuleku toetuse määramisel euroruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine muutmine. Ettekandja Marge Viska, palun. Volikogu. Detsembrikuuses eelmisel aastal vaatasime eluasemekulude piirmäärad üle seoses toimetulekutoetuse määramisega ja täna oleme kahel põhjusel siin neid uuesti üle vaatamas. Esiteks on eluasemekulude hinnatõus kõrge ja teiseks riik muutis alusseadust, sotsiaalhoolekande seadust, millega antakse siis õigus saada ka hüvitist eluasemelaenu võtmisel. Ja sellest tulenevalt korrigeerime 2 piirmäära ja lisame juurde 1 uue. Uuena tuleb siis eluaseme soetamiseks võetud laenad tagasimakse, seda siis ettepanek kuni 6 eurot 1 ruutmeetri kohta, siis muudame kulumäära, sai Annika natuke keridimist alla poole, mis puudutab siis kaugkütteta eluruumide kütmist ja seal siis energiakandjate müügihinna kallinemisega seotud tõstame kulumäära 1 ruutmeetrile ja kogu summana siis muudame aastas, kui ostame briketti või halupuid ja tõstame selle 1100-le, sest et halupuu hind on kõvasti tõusnud, võib-olla tõuseb veel, et sotsiaalkomisjonis mainisin ka, et see ei pruugi jääda mitte viimaseks piirmäärade muutmiseks, vaid praeguses tempos püsimiseks, siis peame seda järjepidevalt üle vaatama, et riik on andnud meile ülesande, et vähemalt kord tuleb aastas ta kindlasti üle vaadata vajadusel, vastavalt siis vajadusele. Valitsus on need ettepanekud ära vaatanud, heaks kiitnud, sotsiaalkomisjon on eelnõuga tutvunud, heaks kiitnud ja ettepanek on siis meie poolt uued piirmäärad kehtestada ja lisada siis uus eluasemekulu liik. Andres Jääsar, palun. Palun mõtesta mulle seda eluasemelaenu seda kohta, et kui minul on nagu eluasemelaen, kuidas ma saaksin siis seda üks? Kui sa oled majanduslikult nii keerulises olukorras, et sa kvalifitseerud toimetuleku toetusele, seletavas osas on ka see eluaseme laenu tagasimakse süsteem täpsemalt lahti kirjeldatud, ehk siis valem on täpselt sama, mis ikkagi toimetuleku toetusel, et pärast eluasemekulude tasumist peab kätte jääma miinimumpiir, mis täna ühele inimesele on 200 eurot ja sealt läheb siis see koefitsiendiga edasi. Kas on veel küsimusi? Et siin nüüd selle eluasemelaanul on riik pannud ette ka selle 6 kuu piiri, et siin ta on eeldanud, et inimene ei satu väga keerulisse olukorda, kus ta jääb kodutuks, sest ta lihtsalt ei suuda kohe seda eluasemelaenu maksta, vaid riik tuleb appi 6 kuuks, eeldades, et siis ikkagi õnnestub mingi uus töökoht saada ja oma elukoht säilitada. Kuna lihtsalt see seisukoht, et kui sul on kinnisvara, et siis müü maha. See on nagu nii varem seadusesse sisse kirjutatud, aga oma eluaset sa ei pea müüma, et inimesel kodu peab olema ja kui tekib majanduslikult keeruline olukord, siis tuleb appi riik, tuleb appi kohalik omavalitsus, meie kõigi eesmärk on ikkagi, et inimesel kodu säiliks. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kes on komisjoni aseesimees? Ja, see on komisjoni arukas, väga põhjalik ülevaade, miks on
aitäh! Kes on siis selle poolt, et muuta riikliku toimetulekutoetuse määramise euroruumi alaliste kulude piirmäärasid? Palun käega märku anda. Kõik on poolt, vastu võetud. Aitäh! Oleme jõudnud informatsioonipunktini, kus ma saan aru, esimene on siis miljööväärtuslike alade punkt. Kas me teeme Ott Valdmaa või siis paneme Meelis Välis, palun Rudolf Viesari küsimustele vastutamine. Head volikogu liikmed, kolleegid, et minu punktina on siis see, et volikogu liige pöördus minu poole küsimustega kriisi juhtimise kohta ja see oli vahetult enne eelmist volikogu, siis me omavahel suhtlesime Rudolf Viesariga ja saime sellele asjale nagu pikenduse, et olen siis saanud abistamaks juurde need kriisikomisjoni protokollid, vaatasin ka avalike dokumentide hulgast meie dokumendiregistris ja internetis üldiselt, et olen olnud siis selle kriisikomisjoniga seotud täpselt sama pikalt, kui mul see ametiaeg on kestnud, et 2 aastat ja 3 kuud, ehk siis täpselt sellest hetkest, kui Eesti riigis see eriolukord kehtestati. Ja panin siia kirja asju, mille kohta oli rohkem infot saada, ja see oli see esimene plokk, mis puudutas omavalitsusüksuse kriisikomisjoni. Et Rapla maakonnas loodi see aastal 2018, ja seda põhjusel, et tekkis Rapla maakond või peale ühinemist jäi Rapla maakonda 4 omavalitsust, millest 3 on siis väikesemad ja 1 on suurem, et selles mõttes, et kui elanikkond on alla 10 000 piiri, siis ei pea kohalikus omavalitsuses oma kriisikomisjoni olema ka hädaolukorra lahendamise plaani ja seetõttu otsustati Rapla maakonnas moodustada ühine kriisikomisjon kõigi 4 valla peale. Ja see kriisikomisjoni juhtimine otsustati viia rotatsiooni peale 1 aasta ja 1 vald. Ja see periood oli siis nõnda, et 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini ja alustas Rapla vald. Ja meie olime siis täpselt sellel aastal, kui see eriolukord algas ja ma ka ametisse asusin. Kriisikomisjoni kuulub igast omavalitsusest 2 liiget. Vallavanem peab kuuluma ja teine on siis omavalitsuse määrata. Meie vallas on ta siis haldusosakonna juhataja Margus Vaher. Kohilal olid hoopis korrakaitsespetsialist, Raplas minu arust abivallavanem ja Kehtnas ka abivallavanem. Ja siis loomulikult erinevate ametite juhid, siis Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja Kaitseliit ja komisjoni siis ka oma sekretär. Samas lõid kaasa selles komisjonis ka Rapla haigla juht, Terviseameti esindaja, siis regionaaltalituse juhataja ja vastavalt temaatikale siis oli kutsutud ka külalisi. Komisjonil oli siis kohustus koostada tööplaan aastaks, aga see oli siis perioodil just see september-august, aga samas oli vaja kohustus ka esitada Päästeametile lõpparuanne või selle aasta kohta aruanne, aga see käis siis kalendriaasta kohta, nii et tegelikult siis kriisikomisjoni juht valdavas osas tegi eelmise juhi osas selle aruande. Ja kriisikomisjon käis koos siis selle aja jooksul
nõnda, et 2018 oli komisjoni koosolekuid ainult 2, 2019 oli 3, 2020 oli 22, 2021 13 korda ja sellel aastal siis 2 korda. Et see, et need vahepealsed aastad olid hästi palju neid koosolekuid oli tingitudki sellest tervisekriisi puhkemisest. Siis lisaks sellele maakondlikule kriisikomisjonile tegelikult moodustati ka Lääne regionaalne kriisikomisjon, kuhu oli siis koondatud 6 maakonda, Rapla, Järva, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiu maakonnad. Et algselt oli ta, nagu jaotus oli sellepärast niimoodi tehtud, et PPA ja Päästeameti piirkonnad olid samamoodi jaotunud. Kehva oli see, et Terviseameti piirkonna järgi näiteks Rapla ja Järvamaa kuulusid hoopis Põhjaregiooni, nii et see alles lahenes tervisekriisi keskel, kus arvestati meie ettepanekud, et Rapla ja Järva võiksid olla ikkagi Terviseameti mõttes ja SKA mõttes samas piirkonnas. Et olla lihtsalt informeeritud, muidu kuulasime tervise arvusid, aga tegelikult meie arvusid absoluutselt ei nähtud. Ja alates 20. ka tegelikult need reaalseid komisjone oli, ühesõnaga kohapealseid komisjone oli vähe, et sellest 22-st 5 olid niimoodi, et me inimestega reaalselt kohtusime, ülejäänud olid kõik veebilehed. Ja ma panin siia juurde lihtsalt ka veel näidisena, mitte ma ei toonud siia kõiki aastaid, need on ka leitavad nii Rapla maakonna kriisikomisjoni tööplaani, see on seda perioodi puudutab, kus siis Märjamaa oli juht ja ka ühe näite siis selle kohta, kuidas anti siis Päästeametile aruandluse kokkuvõtte. Nii edasi oli siis küsimuste plokk, kus oli kõneldud hädaolukorra riskide hindamisest ja küsitud oli siis tegelikult, et mitu riskiplaani või riskianalüüsi on siis kriisikomisjonile esitatud ja nendest protokollidest selle 4 aasta kohta igatahes ei olnud kordagi ühtegi riskianalüüsi esitatud, millest soovitakse kooskõlastust kriisikomisjonile. Siis hädaolukorra lahendamise plaanide kohta samamoodi kriisikomisjonile esitatud ei olnud ja tänasel päeval, kui jälle tegutsemine läheb reaalsemaks, siis Päästeamet planeerib väiksematel valdadel ehk siis 3 vallal samamoodi analoogse dokumendi koostamise koordineerimist väiksemates valdades, aga lihtsalt väiksemas mahus. Siis evakuatsiooni õppuste kohta, et on kaardistatud ressursid, millega tagatakse oluliste teenuste osutamine, samuti on Päästeametile teatatud kohad, kuhu inimesi paigutada, ilma et see takistaks tavapäraste tegevuste elluviimist. Siin on välja toodud siis, et spordisaalid pluss riikliku õppeasutuse juures olev õpilaskodu, mille kasutusevõtuks oli seoses selle teise kriisiga, mis puudutab Ukraina sõda, oli ka täna kohtumine Sotsiaalkindlustusametiga ja me arvasime, et see ei lähe kasutusse, aga arvatavasti ta ikkagi läheb ja seda mitte varem kui 3 kuu jooksul, kui riigi kinnisvara selle hoone, kuigi ta on tegelikult renoveeritud hoone, aga ta on ikkagi see vanat tüüpi õpilaskodu, kus on toad järjestikku ja siis koridori lõpus on need üldruumid, nii köök, tualettruumid kui pesuruumid, et seal ilmselt siis ikkagi planeeritakse viia ta vastavusse
nõuetega, et seal nii palju inimesi panna, seal on 27 kolmekohalist tuba, et sinna on võimalik kuni 81 inimest paigutada. Pigem on probleem see, et ta jääb keskusest kõrvale, kuidas inimesed saavad tööga tegeleda, kui seal kohapeal ei ole töökohti ja Vana-Vigalas ei ole ka lasteaiakohti ega koolis õppekohti, et lasteaiaosalist saab ka kutsekool, on ise rakendanud lastehoidu enda majas ja on ka töötaja võimalik, et lahendatakse seda viisi. Siis kriisireguleerimisõppused, et Päästeamet on korraldanud varasemalt lauaõppusi kõigis valdades iga 2 aasta tagant, nii nagu see nõue on. 2020 ja 2021 õppusi ei toimunud, sellepärast et kokkusaamised olid tänu sellele COVID-epideemiale siis raskendatud. Siis on viidud läbi äkkõppusi koolide meeskondadele, mida tuli ka siis tegelikult vaatama siia Raplasse, kuidas neid läbi viiakse ka teised maakonnad, sellest šnitti võtta, see on siis just nagu töötajatele ja töötajate meeskondadele. Ja ka iga-aastaselt viiakse läbi siis õppusi 6. klassi õpilastele GEAT-projekti raames ehk Kaitse end ja aita teisi, mida siis ka tegelikult korraldab PPA ja Päästeamet. Ja viimane plokk oli siis omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus, et ka sellel aastal on tegelikult siis Päästeametile pandud see kohustus, et juuni lõpuks peavad need kohad olema määratud ja need on ka siit olemas, nii nagu ma enne mainisin. Kuna need evakuatsioonipaigad asuvad õppeasutuste juures, siis on võimalik ka kooli söödlate baasil tagada inimestele toitlustus. Meditsiinilise teenindamise tagab kas Märjamaa haigla või perearstikeskused ja inimeste abistamine erinevate teenuste saamiseks on olnud siiani ja toimub ka edasi haldusosakonna ja sotsiaalosakonna baasil, kuhu on siis kaasatud vabatahtlikud. Nii on see siis olnud ka nii sõjapõgenike kriisi ajal kui ka tervisekriisi lahendamisel. Samuti on valmis ka selleks Naiskodu kaitse, kus on moodustatud evakuatsioonirühm. Ja Raplamaale siis toestab vajadusel pääste- ja politsei struktuure, et nendel oli ka siis valmisolek, kui see põgenikekriis algas, et minna piiri peale appi. Samuti oli neil variant olemas, kuidas aidata transpordiga tervisekriisi ajal, kui oli vaja haigeid transportida haiglasse või tagasi, aga õnneks seda vajadust ei tekkinud. Ja 30. on meil ka Päästeametiga kohtumine, et saan ma muidugi veel täiendavalt küsida juurde nende õppuste ja riskianalüüside kohta, mida mul täna avalikus dokumendi vaates oli näha lihtsalt suurte linnade kohta, kus on need avalikud ja need ju peaksidki olema avalikud dokumendid, aga praegu hetkel rohkem ei ole. Kas Ruudolf Eesär, palun? Jaa, ma tänan vastuste eest. Olen seda teemaga ise otseselt kokku puutunud, olin Malevas ja Virumaal, tollel ajal oli selleks juhtimistuuriks maavalitsuses olev kriisikomisjon, kuhu kuulusin ja sellepärast natuke tean sellest. Mille pärast need küsimused tulid eelkõige sellepärast, et kui vaadata seda Ukraina sõjakriisi, põgenikekriisi ja vaadata seda, mis oli COVID-iga seotud, siis mulle jäi koheselt selline tunne, et riik ei olnud tegelikult kuumakus valmis. Samuti olen teinud infopäringud nii Terviseametisse kui PPA-sse, kus siis ilmnes, et
riskianalüüs oli tehtud, aga need riskianalüüsid olid tehtud omavahel öeldes räme pakasuuga. Ehk siis ma toon teile sellise näite, et põgenikekriisi arvuks, mis oli siis PPA stsenaariumist pandud, oli 10 000. Mis tuleb nüüd välja sellest meie vallavanema vastusest, on see, et ma ei tea mille pärast, aga piirkondlikud päästed ja piirkondlikud politseinikud ei ole absoluutselt võtnud aluseks neid riskianalüüse, mida on tehtud siis või siis asutustasandil, kus selleks on PPA, selleks Terviseamet või mis iganes. Ma ei tea, miks, ma kindlasti uurin selle samase Lääne-regiooni juhi käest, et miks ei ole maakondliku kriisikomisjoni toodud mitte ühtegi riskianalüüsi. Et täiesti nagu arusaamatu, kuidas on võimalik maakondlikul kriisikomisjonil üldse tegutseda, kui nendel ei ole ette antud mitte mingit stsenaariumi või riski. Ehk siis piltlikult öeldes näiteks selle Ukraina põgenike kriisiga see 10 000 oleks tulnud tegelikult 4 politsei piirkonna vahel ära jagada. Öelda, et põhitee saate nii palju, läänetee saate nii palju ja nii edasi. Sellest tulenevalt oleks pidanud siis see maakondlik kriisikomisjon lahendama selle arvu pealt, mis talle anti, kuidas neid jagada. Ja Märjamaa vald oleks saanud siis sealt mingisuguse osa, ehk siis loomulikult oleks pidanud valla käest küsima, et palju see valmidus on. Millegi pärast on seal kogu selles süsteemis kuskil auk sees. Muidugi müts maha nende inimestest, kes täna üritavad midagi teha, arusaamatusel, mille alusel nad teevad. Kindlasti ei saa vallavanema vastuseks olla nõus sellega, et ma ei tea, kust kohast tuleb, võib-olla mina eksin, kui oskate mulle öelda, et ei pea moodustama kriisikomisjoni, siis mina ütlen, et peab moodustama. Hädaolukorra plaani. Meil on ta muidugi olemas, aga ma küsisin Päästeametist selle järgi ja selle põhjal nad moodustasid selle maakondliku kriisikomisjoni. Nii ta mulle ütles lihtsalt telefoni. Sellepärast, et kui me loeme siin konkreetselt siis hädaolukorra seadust väga selgelt ütleb, et igas kohalikus omavalitsuses peab olema või siis, nagu on tehtud Rapla maakonnas, võib teha ühiselt. Ja see on korrektselt tehtud, seal on määrus olemas, seal on kõikide volikogude 4 volikogu otsused olemas, kõik on olemas, lihtsalt selle organile ei anda töö. Kui me vaatame ka selle vallavanema need asjad, mida ta selle kirja pani, mida see komisjon tegeleb, siis ma ei hindaks väga efektiivseks selle komisjoni tööd, et pigem on see selline, et peab tegema, siis teeme selle linnukese ära, teeme kohal ära. Ja samuti ma ei ole nõus ka Holbiga, et seda ei ole vaja teha. Ma muidugi kindlasti võtan selle Päästeameti ametnikuga, kes teil seal komisjonis ühendust ja küsin üle, millest ta lähtub, et neid Holbe ei ole vaja. Sest mina ütlen, et väikestel valdadel, aga 10 000 valdadel ei ole vaja siis seda selle teenuse tagamisel vaja. Aga Holbe on vaja. Ma ei tea, kus ta seda võtab, aga ma räägin jälle selle ise. Nüüd, oluliselt muutusem on asi muidugi sellega, mis ma pidasin silmas selle omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevused. See on tegelikult ka järgmine seadus, ehk see tuleneb KOKS-ist. Ja KOKS ütleb paragrahvis 6 väga selgelt, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal korraldab omavalitsusüksus lisaks käesolevas paragrahvis 1 ja 2, need on need, mis on igapäevased tegevused, sätestatud ülesannete sõjategevuses kannatada saanud isikute sõjaväelise auastmega sõja- ja ametikohta ülesandeid täitma asunud isikute perekondade ja sotsiaalhoonekannet ning aitab kaasa isikute evakueerimisele ja evakueeritute majutus, toitlustus ning arstiabi andmine. Ehk kui need eelmised asjad on tegelikult Päästeameti lapsajad, mis tähendab seda, et loomulikult vald peaks tegelema, sest lõppkokkuvõttes on need meie elanikud, siis selle KOKS-i punktiga tegelikult on vald 100% vastutav sellest, et nii-öelda plaan. Loomulikult siin peaks nüüd Kaitseministeerium või ma ei tea, kes peaks andma ka mingisugused arvud ette, et ega vallavanem ei saa vaadata ka lakke ja öelda, et me hakkame nüüd võtma vastu siin näiteks, ma ei tea, 10 000 inimest sõja ajal. Küll me saame ära täpsustada, et palju meil on sõjaväelisi, palju nende perekondi arvatavasti siia jääb ja nii edasi. Ja ma tean, et Kaitseministeerium on ka alustanud mingisuguseid koolitusi, ma proovin ise ka sinna koolitusele minna, et mida see endast kujutab.
ma eeldan, et see on sellesamase punkti nii-öelda täit. Ma paluks seda punkti nagu vallavalitsusele ja kogu vallavolikogu eriti nagu tõsiselt võtta. See on täna see, mida me näeme Ukrainas, mis täna Ukrainas toimub. Ja see on nagu väga suur ja pikk töö selles mõttes, et seal tuleb alustada alates sellest, et ma olin teile pildi eriti mustaks. Esimese 3 kuuga tuli Venemaalt ära 3,9 miljonit inimest. Nendest 120 000 tulid üle Eesti piiri. Kui te arvate täna, et Eestis ei ole nagu GRU agentide võrgustik, kes jälgib ka Märjamaa vallas vallavanemad, volikogu liikmeid ja kaardistab, kuidas destabiliseerida siin olukorda, kui seda on vaja, siis ma arvan, et eksib. Meil on täna kõigil samamoodi silmad peal. Ja kõike seda, mida me näeme täna Ukrainas, nad valmistavad selle samased stsenaariumis. Tuletan meelde, et FSB-le anti miljardeid eurosid selle tegevuse destabiliseerimiseks Ukrainas. Ukraina õnneks need FSB kindralid varastasid seda raha ära ja ei teinud mitte midagi. Need FSB kindralid istuvad täna vangikongis või on maha lastud. Ja me peame selle peale mõtlema, et aga ma veel kord tänan, nagu ma ka seal e-mailis ütlesin, kui ma saan kuidagi kasulik olla, siis ma ei ole tulnud siin kritiseerima, ütleme, et keegi midagi valesti teeb. See on see koht, kus tuleb kõigil pingutada, ma olen ka volikogu liikmetel, kui saab õla alla panna ja ma ütlen veel kord, et ma olen valmis osalema ka selles valla, mis iganes see kriisistaap, mis iganes on selles, et aidata igakülgselt kaasa. Enne võidu natuke sellist muserdavat infot, aga ma arvan, et me saame, kõik koos pingutis, me saame lähiajal mingisugused plaanid. Ma olen ise näinud oma reaalses elus 2 hädaolukorda. See on samas, et ma olin Maleva pealik ühel aastal 2010. Mäletat oli suur torm, siis Väike-Maarja kiriku torni minema ja ma nägin, kuidas tollel ajal Rakke vallas inimesed uppusid solli sisse, sellepärast, et pumpla ei töötanud, elektrit ei olnud. Mobiilimastid olid 36 aastast maas, sellepärast, et EMT-l või siis nende mobiilifirmadel on riigiga sõlmitud lepingud, osad peavad tagama voolu mastis 24 tundi, osad 36 tundi. Peale seda nendel on täiesti ükskõik. Hoidsime Kaitseliiduga mast üleval, eks panime oma generaatori, et see mast töötaks, vähemalt inimesed saaksid 112 helistada. Kui on drastilisem, oli lumetorm Moonika 2010 detsembris, kus siis terve Virumaa põhimõtteliselt seisis. Ehk siis lumi oli nii pakkus, vanade kodudega sidet ei olnud. 10 laudad olid, lehmad olid lüpsmata, sellepärast voolu ei olnud. Ja generaatorid nendel ei olnud. Et see oli väga karm ja siin, ma ütlen veel kord, et seal oli õnneks, seal Lääne-Virumaal selle lumetormiga Moonika, et keegi ei surma ei saanud või keegi ei hukkunud. Suuresti oli selle taga, et keegi ei hukkunud, oli see, et maakondlik kriisikomisjon oli käinud pidevalt koos, me tundsime üksteist, me olime läbi harjutanud mingisugust stsenaariumit ja alates lõpetades sellega, et kaitseliitlased öösel suuskade ja kelkudega tõid Padaorust inimesi koolivõimesse soovida. Et need on asjad, mis on tülikad, mis võtavad tohutut ressurssi, eelkõige ajalist ressurssi, aga need on asjad, millega peab käima. Aga ma tänan ja kui tohib, siis ma saadab selle küsimustiku ja vastused ka kõigile volikogu liikmetele laiali. Aga ma tänan. Kas on kellegi veel küsimusi? Ma Rudolf natuke räägiks selles, et selle maakonna kriisikomisjon on küll väga hästi töötanud, et just ennem sa ütlesid, et Eesti riigi tasandil on see asi täiesti nõrk, et tegelikult seda informatsiooni ei ole ka alla tulnud, et mina arvan, et maakond on küll väga hästi toimetanud, pigem ikkagi rõhku panna sinna riiki praegu selles osas. Et ega see, et kui praegult öeldakse, et tunni aja pärast viiakse meid, eks ole, päästa või sinna kuskile varjendisse, see on täiesti ju loll jutt ju.
mitte kuskile meie Märjamaa inimesi, aga raadios ütles väga selgelt ära, ükskõik kus kohast, eks ole, tunni jooksul on võimalik inimesed viia varjendisse. Ei ole. Sihukest juttu ei tasu ajada. Jaa, selles mõttes ma võin sulle öelda, et mõnes mõttes on sul õigus, mõnes mõttes ma ütlen, et ei ole õigus. Ma ütlen veel korra, et need inimesed, kes seal kriisikomisjonis on, kindlasti teevad nagu maksimum endast, et anda nagu tulemus. Aga mulle nende vallavanema vastuste pealt jääb nagu selgusetus, mida see Päästeametnik seal kriisikomisjonis teeb. Tema on tegelikult see, kes seadusandlikult on kohustatud andma sellele kriisikomisjonile selle riskianalüüsi ja see, kes peab ütlema mitu holpi, kus kohta tehakse, kas need holbid tehakse üle maakompliku või tehakse need vallakõis. See on tema ülesanne. No see tuleb alles. Nüüd alles see kaardis saab lõppu. See, mis puudutab nüüd varjendit, et see on selline, kuidas ma ütlesin, nagu natuke vale arusaamine, et kui me nagu räägime kriisi ja sõjaajaks valmistumisena, siis esimene asi on kohe varjendit. No ei ole. Et tegelikult on, ennem seda on kümneid või sadu asju seal ees ja see, et tunni ajal peab kõik varjendis olema, see muidugi ka absoluutselt ei päde. Aga ma võin öelda seda, et ma tegin jälle infopäringu ka Päästeametisse, kus ma küsisin, millised on nõuded varjenditele. Siis nad teadsid, et need nõuded ei ole. Siis ma küsisin, mis moodi. Mäletate, eelmisel nädalal kommunikeerisid, et Vabaduse väljaku alumine plats on varjend. Ma küsisin, et mis alusel te selle varjendis kuulutasite. Ja siis nad ütlesid, et visuaalse vaatuse teeb. Ja siis ma ütlesin selle peale, et kui te panete sinna alla 1000 inimesi, nagu nii-öelda öeldud, et see on varjend ja siin on näiteks piisab võib-olla 120 mm miinipilve või miinist, siis on vastupidine efekt. Need inimesed, kes oleks kodus olnud, oleksid elama jäänud või läinud oma kojukeeldesse, oleksid elama jäänud, mida lähevad sinna kõik kokku ja see variseb nendele peale ja saab hoopis surma. Et eks siin riik on natuke segaduses ja eks see riik või see Päästeamet on natuke segaduses selline, et nad pole üle tüki aja läinud nii suurt raha, kui valitsus endale eraldis. Ja nüüd nad hakkavad usinalt otsima, kus kohta seda kulutada saab, sellepärast see peab 31. detsembris kulutatud. Õnneks ma tean, et seal on positiivseid märke, nad on pöördunud siis või teinud meetme kohalikele omavalitsustele, et siis kohalikud omavalitsused saavad sealt meetme taodelda asju. Aga sellel teemal me vallavanemaga suhtlesime ja mul on nagu soovitus vallavanemale, et sinna kirjutada sisse nii palju generaatoreid, kui vähegi võimalik. Et need on tegelikult need asjad, mis päästavad inimeste elusid, kui meil on siin mingi lumetorm või meil ei ole elektrit, mis iganes. Raivi. Ma tahan ka selles küsimuses võtta väikse sõna selles suhtes, et meil oli Raplamaa arengustrateegia koosolekule just kutsutud elanikkonna kaitseküsimuste, kus ma Meelis Välist ei näinud, aga oli meil siit Päästeameti poolt, seal arutasime ka neid küsimusi pikalt laialt. Tegelikult ei olegi praegu ära nagu jaotatud seda struktuuri, kes midagi tegema peab, see asi oli pehmelt öeldes rööstitud. Ei ole meil üks tähtsamaid asju, mis sellistes kriisiolukordades on side. Maakonnas on praegu üks satelliittelefon ainult sellel Päästeameti, ma ei tea, mingi abil, ühesõnaga tegelikult ei ole meil side, siis ei ole meil elektri niisuguseid varustusi, seal oli ka Rapla haigla, siis ütleme juhataja, kes ütles, et nemad said oma generaatori siin vist aasta tagasi korda alles, evakuatsiooniga on probleem, ei tea, kuhu neid viia, selles mõttes kõik on läbi mõtlemata, tegelikult seda süsteemi ei ole. Vett, näiteks, mis oleks nagu valdade otsene kohustus, ongi see vesikanalisatsioon ja mingi esmane toiduvaru, siis ega sellega ei ole ka tegelikult. Meil on muidugi Matsalu veevärk, eks ole, kes peaks nagu keskhaldurates siis selle veevärgi nagu kuidagi garanteerima, aga niisugust valmidust nagu ei ole, et me saaks nii-öelda generaatorid, et elektrisüsteem oleks selliselt tehtud, et kui saaks generaatori sinna juurde viia ja mingite ümberlülitustega seda rakendada, et asi on ikka täiesti käest ära, rääkimata varjenditest. Varjendeid Rapla maakonnas ühtegi ei ole, see, mis on nagu öeldud, et majade keldrites, see on ka selline
mitme otsaga asi nõukogude ajal olid osad ehitatud selliselt, et olid varuväljapääsud rõdude alt, need on kõik räämas, ütleme, need Veiko Üleja ütles, et on käinud neid vaatamas, tegelikult inimeste keldrid on sodi täis, et ütleme, vald oleks siin nagu see instants, kes siis nagu, ütleme, suudaks koordineerida ja korraldada või vähemalt mingit infot öelda, et inimesed tehke oma keldrid korda, et saaks väljapääsudest välja. Et võib-olla midagi sellist, et ütleme, see asi on väga nutune, aga me panime kõik need asjad kirja sinna selles suhtes, et ma ei tea, kas Taavo Kikas saatis selle juba kuskile liikvele, sa Jaanik ei ole näinud seda dokumenti, eks ole, et kõik, mis seal selgus, tegelikult minule ta saatis, aga mina saatis komisjoni. Ta saatis algul komisjoni liikmetele. Selles mõttes, et mina ei julge seda levitada nagu niimoodi sellisel kujul, aga ütleme, probleem on miljon. Selle kurvanoodi juurde on ikkagi öelda, et Päästeamet teeb kuulata kodunõustamisi, sealhulgas ka kortermajade kodunõustamisi, samuti ta nõustab selles osas, et keldrid oleks sodist tühjad, trepikojad oleks sodist tühjad, et keldris oleks asjad paigutatud nõnda, et seal saab kiiresti ja vabalt liikuda, et kriitikanootide kõrval ka seda, et tegelikult on märgatud erinevates ametkondades ja on asutud ka tegelema, muidugi ka Päästeamet on varasemalt neid kodunõustamisi teinud tuleohutuse ja elektripaigaldise ohutuse raames. Täna juba vaatavad ka selle pilguga, et kas sinna on võimalik inimesi evakueerida. Urmas, mitte. Mul siin juba keelati küsimust, aga mina leian nagu seda praegult, et vaata, kui varjendi või keldris ei ole lisavaru väljapääsu, eks ole, siis on see on ju lõks täielikult ju. Et nagu me näeme tegelikult kogemused on Ukraina peal, mis täna toimub, eks ole, 383 või 5 inimest on lõksus ja ongi kõik, eks ole, sealt enam peal. Mina leian seda, et see 3-kordne või 9-kordne maja kukub kokku ja sinna see jäävadki. Et kas see nagu, jah, võib-olla sa oskad võib-olla Ruudo öelda. Jaa, see oli see sama, mis ma mainisin, et Päästeamet pole praegu endagi selgimus asi varjeluses ja varjeluskoop, need pole nõudeid. Ma lihtsalt siin ja see unistus, mida nad siin unistavad Soomes, et Soomes on varjendid nii palju, et pool elanikkonnast saab nagu täiesti maa alla minna, selleks me vajame järgmist 50 aastat, et hakata neid süsteemselt ehitama ja nii edasi. Ja siin need kodukeldrid on kindlasti need samased varjendid, mis need on. Ma loomulikult on seal alati need riskid olemas, aga ma arvan, et need riskid, see, et siin on keldrisse see varjend on ikkagi väiksem kui see, et lihtsalt lageda taevale, kui see Ukrainas situatsioon. Ma lihtsalt ütlen siin, et ma kohe peaks mul ilmuma ka Postimees üks artikkel, kus ma siis oma vaatevinklist annan, kuidas seda kodukeldrit või siis majalist keldrit varjendaks muuta. Et selles mõttes on sul õigus, et sinna tuleks kindlasti rajada varu väljapääs ja teine väga oluline asi, mille sa tegelikult ära mainisid, on see selle keldrilae lisatoestamine. See ei tähenda muidugi seda, kui Postimees selle artikli mul vastu võttis, siis ta ütles, et ta ei julge seda ära trükkida, sest ta kardab, et inimesed läheb paanikasse. Et sõjaolukord, ma kirjutasin seal nagu rasvaselt suured, et see ei tähenda seda, et täna peaks keegi minema metsa hakkama jämedaid kuuski mänge maha võtma või ma keldrisse nagu laagedega toestama. Vaid see tähendab seda, et inimesed on olemas plaan. Et siis ta läheb sinna keldrisse, vaatab selle pilgu üle, et kui tõesti seal Narva piiri taga hakkab mingisugune selline liigutamine, siis ma viskan sealt keldrist tuleohutlikud asjad välja, ehitan sinna mingi lavatsi sisse, vaatan võib-olla see generaator sinna panna, võib-olla õnnestub, kui korstna tuleb keldrisse välja, õnnestub sinna ka pulsuika sisse panna ja nii edasi. See ei tähenda nüüd täna see, et me kõik võtame nüüd nii-öelda Atsi käest prefuraatorid ja hakkame oma keldritesse varu väljapääse tegema. Nii hulluks veel ei ole. Ma kasutasin lõpetuseks kuulnase seda sõna, et iga võidetud kuu Ukrainas tähendab meile ühte lisa-aastat. Nii, Andres Jäästar. Mul on lihtsalt selle pika jutu kokkuvõtteks, et kui Rudolf ütles, et mingi programm tuleb, et siis arendusosakond ja siis vallavanem teeks ikka hunnikule generaatoritele, võtaks Atsit piruka käest ära. Ma ütlen, et eelkõige generaatorid on vaja kaugelt katlamaad üleval hoidmiseks.
kaugide ja veevärkidega samamoodi, et ega täna ongi probleem see, et vesi kaob ära igast külast pohust. Üks küsimus, mis seal Raplamaa arengustrateegial välja joonistus, oli see, et tegelikult ei ole vaja mingit väga suuri investeeringuid teha ja raha raisata niimoodi, et osta midagi nii hirmsasti kokku, selles mõttes, et üks võimalus või meede on selleks see, et kaardistada ära, kellel midagi on, et ütleme, paljudel on need asjad ju olemas, et siis lihtsalt tuleks kokku leppida, et neid generaatorid ja asju saaks, ühesõnaga see tuleks kokku leppida, et kes kuhu mingi generaatori viib, et see mehhanism tuleb välja luua, et need generaatorid on igal ühel kodus, eks ole, aga küll, siis ütleme, aga on suuremaid selles mõttes, et ja üldse selle eritehnika ja selle kaardistamine ja Päästeamet pidi sellega tegelema hakkama, et ütleme, ekskavaatorid, kraanad, asjad, mis võib vaja, generaatorid, asjad, et need ära kaardistada, kus on ja siis saab lihtsalt kokku leppida, kes mida kuhu toob. Oota, vaata, me räägime generaatorist, aga me räägime generaatori küttest. Eks ole, oota, siin on nüüd see küsimus. Ja kui see bensiin, mis on tegelikult aasta pärast on juba kluhma, eks ole. Et nüüd siin juba järgmised küsimused on ju. Bensiini tuleks kasutada. Nii, kas on veel kellegi küsimusi, ettepanek? Loodab, et sõda ei tule. Seda loodab. Nii, aitäh. Aitäh küsimuste esitajale. Teema on väga oluline ja millega peab tegelema. Et loodan siis, et kriisikomisjon ka siis nende asjadega tegeleb. Järgmine informatsioonipunkt on siis Märjamaa valla üldplaneeringu miljööalade käsitlus ja ettekandjaks võetud Valdma ja Janne Tekk, ma saan aru. Jah, aitäh. Janne jälle, jah. Et ma saatsin selle, õigem Jaanika saatis selle. Kas keegi jõudis vaadata seda slaidishood ka? Oli ilus. Ma pean seda uuesti näitama teile. Jaa, ikka. Lõpu see läbi. Okei. Lõpu poole seal siis teeme. Lõpu peale. Ehk siis planeerimisseaduse paragrahv 75, lõige 1, punkt 16, siis ütleb, et üldplaneeringu ülesanne on siis nende alade määramine, kaitse- ja kasutustingimuste seadmine. Meil kehtivas siis selle siis valla, vaid siis alevi üldplaneeringus on see alapiir siis määratletud selliselt. Aga seal on määratletud, et tegemist on tulevase miljöökaitsealaga ühtepidi kaardi peal. Aga kui lugeda alevi üldplaneeringu teksti, siis sellel alal on päris ulatuslikud piirangud ja tegelikult sätestatud. Et isegi selline piirang näiteks, et kui sul on need samused aknad, mis sul on siis Alevi peatänava poole, siis tegelikult meil kehtib üldplaneeringus, alevi üldplaneeringus on kirjas, et need aknad peavad puitaknad ja midagi muud sinna panna ei tohi. Reaalne elu on selline, et kui keegi aknad vahetab, siis ta ei küsigi valla käest mingit luba, vaid seda lihtsalt tehakse. Sest ei ole vastavalt ehitusseadustikule, see ei ole üldse mitte kohustuslik tegevus. Nii, ta mul siin kogu aeg liigutab seda, aga arvan, et ma saan aru küll. Nii, ja siis tegelikult selles üldplaneeringus on viidatud siis tegelikult Mirjam Averini sellele tööle, Märjamaa alavi miljööväärtuslikud alad, teema planeering. Millises üldplaneeringus, ma küsin? On viidatud... Olemasolevas või tulevas? Olemasolevas üldplaneeringus ei saa viidatud olla, kuna Mirjam Averini töö on hiljem. Ühesõnaga vahepeal on tehtud selline töö ja siis tegelikult viidatakse selles uues üldplaneeringus sellele, et see asi tegelikult on vajalik, et ta täpsustab väga palju meie seda üldplaneeringut, mille jaoks see tegelikult vajalik on. Ja siis meil on uues üldplaneeringus on siis 5 leheküljel kokku on need alad kirjeldatud, mis seal olemas on, mida seal kaitsta nagu võiks ja millised tingimused olla võiksid. Meediast siin on siis Janne ilusti pannud meile need erinevad artiklid, pealkirjad, mille jaoks neid tuleb kaitsta. Ja siis uues, ehk siis meil on planeeritud siis 2 miljööväärtuslikku ala, siis Alevi siis, kus ma ütleks, Kesk-Tänava ja Pärnu maantee ümbrus,
ja teine on siis meil Jaama tänav, kus kohas meil on nii-öelda need vanad siis raudteerajatised, raudteehooned. Ei ole, Katlemaja ei ole. Selle sama Jaama tänav. Ja tegelikult on ka piirid siis muutunud, et piirame siis üldplaneeringus tegelikult väga täpselt, piiritlesime, vähendasime, et me tõmbasime need piirid alates siis sellest ringteest, mis seal on, kuni siis meil sinna poeni, Lemmiku poeni. Et me neid piire ikka väga hoolikalt vaatasime, et kas meil on mõtet seal nii-öelda Alevis alates seal ringteest kuni Orgita piirini, kus seal on veneaegsed telliskivijooned, kas neid tõesti on mõtet kaitsta. Mirjam Averini tööst olid sees, aga me ise leidsime, et ei ole väga mõistlik, et pigem see puitarhitektuur on see, mida me nagu kaitsta tahaksime. Ja me linnuvabrik on siis seal peale. Okei, ühesõnaga seesama asi kohe, esimene hoone, kui sealt ringtee pealt tulema hakkad, vana see raamatukogu hoone, mis iganes, ma võin sulle öelda, et mitte keegi ei hakka seda mitte kunagi taastama, kui see meil jõeväärtuse alal on üks asi. Teine on, miks see raudteejaama hoone siis välja jäi pildi peale, ei olnud ka seda toodud, puitmajad on, seal plaanis on sees, see raudteejaama hoone seisabki täpselt samamoodi, keegi ei taha sellega tegemist teha. Ta on tootmismaa peal, punkt 1, punkt 2, meil on jäätmejaam seal, et kuidas sa tõmbad jäätmejaamale? Tegelikult tuleks ikka veetorn ka sisse arvata. Veetorn, sa ei pea ju jäätmejaama sinna taha minema, sa paned see esimene piir ära, mitte seda jäätmejaama platsi. Et tegelikult kõige suurem väärtus ongi tegelikult see veetorn, raudteejaama hoone, teiste hoonetega on juba kõik. Objekti kohaselt, kuidas ta võtta mingit teelõiku. Valla jäätmejaam seal, et siis seda me ei saa panna seal, kus on eraisikud alad, selle saab panna küll. Mis me täna siin peaksime otsustama lihtsalt? Kuulame. Aga info küll, aga mingi... Selles mõttes otsustama, et seal oli Ülo ettepanek, oli juba kui ammu aega tagasi. Siis ma arutasime juba, siis lõpuks oli ka, jäi jutuks, et seda ei tule, nüüd on lõpuks teil jälle. Ei olnud, seda jutt oli selline, et seda peaks volikogus ka arutama, et ja meil jutt jäi seda, et seda võiks teha. Kui volikogu lõpuks ütleb, et jah, teile selle piirid, et paneme kõikidel piirangud üldplaneering tuleb volikogusse üle ära korda. Jaa, aga küsimus on selles lihtsalt, et kas meil on mõistlik selle peale aega ressurssi raisata. Ja teine asi on see teema, kas me tahame, et meie peatänav äär saab korda või siis jätkub see samane, et meil on hunnik selliseid maju, mis ei paistagi metsast välja ja mitte keegi ei kavatsegi isegi voodrit seal vahetama hakata, sest et sellel on juba tingimused nii karmid. Ei ole tingimusi. Ei ole tingimusi, ei ole. Äkki ma näitan teile neid tingimusi. Sa just rääkisid alates akendest. Ei, see oli kehtivas, see on kehtivas. Et selles mõttes ma räägin, et teeme selle hästi kiiresti lõpuni, siis ma näitan korra seda tingimust, mis seal üldplaneeringus tegelikult siis kirjas on. Ma ei tea, kui te olete näinud, siis... Miljööväärtusliku alal see eraldi lisa oli seal nende dokumentidega kaasas, millistele tingimustele siis peab see vastama. No täpselt, aga meie soovituslikud võrdavadki täpselt sellega, et meil on isegi jäätmejaama projekti tehtud, sellepärast et ametnik ei tahtnud, et see tuleb ühele kinnistule, vaid tuleb vanasse varesse. Aasta aega venis, täpselt samamoodi venivadki need asjad siin on juba praegu. Nii me näitan korra siis seda uut kaarti, mitte kaarti, vaid piire. 11. Mina sain tõesti igal juhul nii aru, et lihtsalt see planeeringu tegija korra juba kirjutas sisse, et ta ei taha neid parandada sisse viima, aga sellepärast sulub, et see oleks ka kindlasti olemas. Nii, aga vaadake nüüd, meil tegelikult see miljööväärtuslik alapiir ikkagi on ikkagi üsna lai ja seal sees on meil ikkagi see samune raudteehoone ka, nagu te näete, see on see Jaama tänava piir. Ma just seda just mõtlengi, kas selle jaama hoonega ongi see, et järgmiseks lisab selle katus läbi, et kas sellel üldse omanikul on üldse huvi, et seda üldse taastada, kui seal on sellised tingimused sellele nagu miljööväärtusliku alal on, kas seda üldse on huvi säilitada sellise hoone? Aga vaatame korra. See on Rauno oma, ega sina ei saa, mis jumal. Sina on Rauno hoone. Äkki me näitan. Teen ettepanek, kuulame selle lõpuni ja siis hakkame küsimusi küsima, ettepanekut tegema. Et kas ma loen need ka ette või siis siin on nagu põhimõtted.
siin alguses on nagu põhimõtted, et tuleb säilitada, eks ju, mille jaoks kõik vajalik on, ja siis siin kaitse- ja kasutustingimuste puhul siis siin mõni piirang nagu on. See esimene ongi see kõige tugevam piirang ilmselt, see ongi see, et enne 40 aasta ehitatud hoonet tuleks nagu säilitada. Aga kui tõesti on seal lugu selline, et sul lükkad sealt näpu läbi ja seal, nii nagu selle hoonega seal alguses on, siis seda ei ole võimalik säilitada. Ja siin on ka kirjas, et kui need kandvatest konstruktsioonidest ikkagi üle 60% on on hävinud, et sellisel juhul nagu ikkagi lubatakse kõik teha, et mis veel? See eeldabki seda, et see on täiesti kokku varisenud. Ehk siis kui on veel nagu müürid on veel püsti, eks ole, ja mingi vahelagi kannab, siis nii kaua ma pean seda maksimaalselt säilitama, sest 60% on veel alles. Ei, see ei ole päris. Alles võib kõik tagasi ametlikule mis läheb nii peale. No nii, sai haku otsa. Kõik. Aga nii, Keha, palun küsi. Ma tahan küsida teie käest, et miljöö kaunistavad meil punamonumendid. Kaua need kaunistavad, üks on kiriku aia taha, peoga viidud sinna punaseid nelke. Ilmselt kunstlilled, sellepärast et need püsivad väga ilusad. Sulle meeldib nüüd nelgid või? Ei, mulle meeldi, et niisugused punamonumendid meil siin figureerivad. Sest üle Eesti juba ikkagi vallad reageerivad sellele. Siin on see küsimus, et nüüd Ülo Nii ei saa öelda, kullatke. Siin tegi volikogus, tegi Koselegi ettepanek kõik nagu ära viia, et langes ära, mul mõtled Me pole selle kogu aeg rääkides samast tööväärtuslikult alas ja see samas, et 40 aasta klausele sai sisse, et see ei ole ainult selle Pärnu maanteel, see on terves vallas, vaadatakse sellised, mis on varasemalt öeldud ja vaadatakse sellise mõttega, et kas saaks säilitada ja see tähendab seda, et siis vald peab ka aitama finantseerida, midagi säilitada. Meil ei ole nii karmi piirangud kandnud, mitte kuskil. Sest see Pärnu maanteel hakkab pärast vaatama seda ka, et koopijoonil ei tohi hakket vahetada, tuleb sama värvida, nagu ta praegu on. Koopijoone me ju jagasime, võtsime välja ju täiesti Ülo, sa mäletad seda väga hästi. Ei, ma tean, aga mõtletage põhimõtteliselt on ta 7 aastat samamoodi. Ei, see ei ole päris nii. No ma toon sulle eede näiteks seesamane nüüd Roodu, ütleme Päästeameti kõrval nii-öelda maja, või seal vahel on üks piigrunt praegu. Nii, see sama omanik nüüd ütleme, tahaks sinna büroohoone peal näiteks teha, ostab kõrval kinnistuga ära, nii, mismoodi ta siis, seal on hoone on kõrval peal, ei tohigi teha. Läbi detailplaneeringu tuleb selliseid asju teha, olemasolevat hoone miljööd tuleb arvestada, et me ei saa niimoodi lasta, et ja aga seal ongi olemasolev on praegu peal ja siis ongi. Mina olen ikkagi selle poolt, et me säilitaks seda meie kesktänava sellist puittoonestuse struktuuri, et on ta siis uus hoone täpselt sama hoone asemel, et tänane meie noortekeskus, palju oli selle võitlust, et seda lammutada. Täna on tegelikult analoogne hoone, et ta sobib või bussijaam. Keskväljakul. Bussijaam täpselt samamoodi oli detailplaneeringu alusel. No jaa, aga täpselt see ei ole nagu üldse puit. Kui ta tänane puithoone seal olemas, siis meie Maxima fassaadi on toodud üle Eesti näitena, mismoodi oli kompromiss siis ettevõtja ja valla vahel ja kogukonna vahel. Kohtukeis ei olnud, meie ei käinud kohtus, käisid kohtus ju naaber, kindlasti omanik. Väga vastu rääkinud asja. Ühesõnaga, probleem siis tegelikult praegusel hetkel, et kui neid negatiivseid näiteid tuua, mis meil tegelikult olemas on, ongi selles, et meil oli olemas kirjas kaardi peal tulevane miljöökaitseala, aga tekstis olid päris tugevad piirangud. Et nad rääkisid üksteisele nagu vastu, et siis ongi nii, et pidi nagu mingisugune ametnik nagu kaalutlust tegema, et kas ta siis on või siis teda tegelikult ei ole ja pigem viimasel ajal küll vaatasime nii, et pigem teda nagu ei ole, sest me ei suuda seda ka täita. Aga uues üldplaneeringus me ikkagi tahaksime nii teha, et me määratleme ära, et tegemist on sellise alaga, aga me paneme ikkagi sellised soovitused, et siin on kirjas ka ju, et on soovitud, et tahetakse säilitada
et siin ei ole nii, et midagi täiesti keelatakse, et sellist asja siin ei ole, et tegemist on ikkagi üsna nagu liberaalse dokumendiga, mis kindlasti ei välista midagi. See ei välista midagi, lihtsalt ta seab mingisugused tingimused ja kuna see on üldplaneeringu ka ülesanne, siis sa pead mingisugused tingimused nagu sinna ikkagi lisama. Ja ma kujutan ette, et kui me läheksime seda nii-öelda kooskõlastama Muinsuskaitseametile, siis kindlasti sealt tuleks ettepanek ja nad ei kooskõlastaks meil üldplaneeringut, nii et pigem võtame sellise leebe seisukoha, nagu meil hetkel on, teeme kõik soovituslikuks ja loodame, et Muinsuskaitseamet nagu takistusi ei tee. See praegu öelda, et see on soovituslik, see ei päde selles mõttes, et see on teada värk, et kui see on kuskile sisse kirjutatud, siis see ametnikul on väga lihtne ongi see teema, et näed, on kirjas, on nii ja... Selle võib ka viia sinnamaani, et seda otsustabki omavalitsusorgan, mitte ametnikul ei ole kaalutlusõigus. Et tegelikult väikesed alevid, linnad kaitsevadki oma seda peatänavat või keskväljakut sellega, et mitte ei ole soovituslikud, vaid on arhitektuurikonkurss. Ja see kindlasti omanik seal keskplatsi ääres peabki tegema arhitektuurikonkurssi, kus siis saavad kõik osaleda ja on avalik pärast hindamine, milles osalevad siis nii valla, muinsuskaitse või kõik muud esindajad. Et see, et me kõigile laseme keskalevisse ehitada sinna, kuhu tahab, mida iganes, see ei ole okei. Ei kindlasti selles mõttes, et mitte seda, aga lihtsalt seal on küsimus on selles renoveerimises ka, et kui need sama, just see tingimuste see, et kui ta visuaalselt näeb sama välja, siis me lõpuks ei jõuaks sinna samasse, et nagu ruuduhoone on ja see japesti profiil on seal seinas või see fassaadilaud, siis see tegelikult selle sama miljööväärtusliku alal on keelatud kasutada seda, see näeb väga ilus välja tegelikult. Ja kui peatänava ääres on meil korda tehtud sellise kattega majad, nagu Raplas Viljandi maanteel Marmorok on ja siis seal miljööväärtusega alal on Märjamaa vallas tulevikus keelatud nende tingimuste kohaselt. Vähemalt mina lugesin sellest dokumendist, mis kaasas oli, selle välja. Ma tahan rääkida sellest, te võib-olla ei tea, aga ma räägin, vanakuradiks kutsuti, kelle siis lõpuks valdsid minema viis, eks ju. Mina väga hästi, kui mina Märjamaale tööle tulin, siis selle mehe ema, ta oli väga proua, oli siin kino ukse peal, võttis pileti kontrolli ühesõnaga. Ja ma suhtlesin temaga, muidugi me koos töötasime siin majas ja siis oli see maja väga ilus ja siis ta ütles niimoodi, et kui nemad hakkasid ehitama siia Pärnu maantee äärde seda maja, vaadake, see on just 2-kordne maja tehtud sinna, siis nende käest oli nõue olnud, et sinna ei tohi madalamat, väiksemat maja teha, peab olema selline, sest on peadi ääres. Nii. See on üks jutt. Teine jutt on see, mina ei tea, sa oled siin üks selle paikapanija, kes tahab selle maha lammutada. Vaata, need põhipaikapanajad, kes tahavad selle arhitektuurilise suure hoone, mis ainsam alevis on, maha lammutada, need tuleks panna siia Märjamaa keskväljakule seisma ja lasta põliselanikel, kes alevis elavad, tulla ja öelda oma mõte välja. Sest praegu, teate, andke andeks, aga minul jääb niuke mulje aastaid juba tagasi. Te mõtlete, te olete sama lihtsad inimesed volikogus nagu me kõik. Mitte midagi, ärge tundke, et te olete tähtsamad. Arvestage meie põlisrahvaga ümberringi. Teate, milles on lugu? Väga vähe kirjutatakse lahti, mis vallavalitsuses toimub, mis plaanite. Vot, tore mees, mõtlema, töötasin aastaid, aga mul näidki. Rahvamas, kui tööl olite võtt. Et vaata, tuleks rohkem suhelda või avaldada materjale või haarata seda valla elanikkonda. Sest et palju jõuab minuni niisugust juttu, et me üldse ei kuule, mis seal tehakse. Ja see on õige. Ja siis susserdakse siin ära ja pärast rahvas on nii vihane. Ega rahvas on vihane, et seda hoonet tahetakse maha võtta. Te tead, 60%, eks? On läbinud selle võrst. Mis nad on? Kas ikka on nii hull see asi või? Kui oli päris? Kas see on päris? Mitte midagi teha? Sa käisid ekskursioonil? See on ikka päris karm, mis seal sees on. Mina olin ka seda meelt, et see võiks jääda. Aga muidugi vaata ornamendid ees kõik ja
ta oleks väga tore olnud sellele vallavalitsusele. Aga vaadake nüüd, eelmised vallavalitsused, inimesed, kes on mitukümmend aastat istunud siin, eks ole, vallavalitsuses kogu see aeg, oleks võinud ju tol ajal õige liigutuse teha ja sellest hoonest midagi teha, see oli ju teie kätes, kallid inimesed. Et natuke südametunnistus peaks puutuma. Eks vallas on vaja ju vahel ka karme otsuseid ja midagi teha pole, on väga keeruline. Loomulikult me kõik seal... Aga ennem tuleks ikkagi, kui seda lahutama hakata, rääkida rahvaga, palun rääkige rahvaga. Rahval tuleb hakata rahvast vedama sinna sisse, las vaatavad. Jääme, ärme nüüd vaidlusesse siin. Jah, see tõesti. Avalikustamisele kõik saavad sõna öelda. Et ma võib-olla selle hoone kohta nii palju ütlen, et ega mina olen ka siin nagu infot saanud kahelt poolt aga võib-olla kokkuvõttes seda öelda, et ma siin ka kuulsin, et selle hoone renoveerimise hinnaks siin kunagi saadi 3 miljonit eurot ja kui meil see spordihoone ehitamiseks läks 4, et siis mis siis vald oleks pidanud mis otsuse tegema, kas ehitame spordihoone või siis renoveerime selle hoone, et ma ei tea, ma arvan, et siiski tehti nagu õige otsus, et lastele tuli see spordihoone, eks ju, peamiselt, eks ju, aga praegusel hetkel, nagu te teate, meil see laenuprotsent on üsna kõrge ja võib-olla nüüd sellist raha meil renoveerimiseks kindlasti olemas ei ole. Üks asi on see investeering, mis sinna läheb, teine asi on see, et seda üleval pidada. Meil on neid monstrumeid üle valla väga palju, mis neelavadki meie suurest osast eelarvest väga suur osa. Aga mida ma tahan ka öelda, et see antud hoone, see Orutänava hoone on ikkagi peale 1940 ehitatud, nii et kindlasti ta ei ole selline hoone, mida nagu me peaksime nagu kaitsma. Jah, aga ma ei tea, tegelikult me nagu pidasime üsna nagu sellise sisutiheda diskussiooni nagu ära sellel teemal, et ma ikkagi jään selle nagu oma sõnade juurde, et siin igal pool on kirjas soovituslikud, näiteks või need plastiakende paigutamine, teismaterjalide kasutamine viimistluses ei ole soovitatav. Nii, kui ei ole soovitatav, ma panen selle sinna ära, nii, ja siis tuleb ettekirjutus, ma ei saa enne kasutusluba, kui on fassaadimaterjali ära vahetatud. Kui kirjas nad ei ole soovitatav, siis ei saa. Sa ei saa enne ehitusluba. Ja pealegi seal on lugu ka selline, et tegelikult kogu see menetlus jääb niimoodi, et antakse projekteerimistingimused, kui projekteerimistingimusi jälgid, tuleb sul ehitusprojekt sisse, ehitusprojektis on ja see on kooskõlas projekteerimistingimustega, siis ei ole probleemi. Ja projekteerimistingimused annab vallavalitsus selle järgi, et tuleb kasutada puitvoodrit ja siis projekteerija panebki sinna puitvoodri, sest et tal on tingimused sellised ette antud ja ta ei saagi seal kasutada. Ei ole, see on soovitatud kirjas, me ei saa panna tingimused. Ärme mõtle kõige negatiivsemat. Soovitab, see on meil kohustuslik ja sellega tuleb täpselt sama asi. Aga seda meil Euroopa Liit ei soovita. Seda Euroopa Liiduga, aga sellega tuleb meil täpselt sama asi nagu Euroopa Liit. Miks te eilad olete kõige negatiivsemat? Äkki läheb? Võit, sa tead, tegelikult see sama teema just praegu Pargi tänavalt, sa tead, millest jutt käib, on täna üks inimene on probleemi ees, et tal on aed valet värvi. Ja see on lisaks veel kõrge ka veel nagu, et täpselt sama asi. Tal on olemas olev aed paigas, aga see aed on valet värvi, ta ei saa sinna püstitada hoonet peale. Pargi tänavale? Jah, on küll. See on selle selle enne Laane tänava otsa paremal pool see tööstushoone. Kes teevad? Aed, valet, põrkaed? Jaa, põrkaed on valet värvi. Ma ei tea, kahjuks enam ehitusosakond ja allu. No täpselt, et seal peaks roheline aed olema, seal on praegu tsinkvärvi. Aga mida ma tahan öelda, et meil üldplaneeringus tõesti on erinevaid tingimusi. Päriselt ka. Päriselt. Meie ehitusmetsist. Juusib. Täitsa juurde. Et võib-olla saaks selle, ma ei tea, kas selle küsimusega peaks tegelema. Veel, ta tahtis midagi püsti panna. Alli jaoks on vaja ikkagi detailplaneeringut, tegi detaili ära. Pardi tänav on nii aed, see on aed värvi. See on olemas olev aed. Ma arvan, see ei ole volikogu ja peaks värvima minema. Tähendab, minu käest on küsitud niisugust asja, et ega ma ei ole täpselt aastatega kursis, aga kindlasti mäletate, aastaid tagasi sõlmiti mingi vald sõlmis selle kauplusega.
see ehituskauplus, mis on Jätsiga niisuguse asja, et rahvas sai osta värvi. Toetasite. Vaat nüüd on küsitud, ma ei tea midagi, kuna ma siin nüüd ajutiselt istun, siis ma pean ju küsima, et kas sellist varianti enam ei pakutaks rahvale? Võib-olla raha? Kui me teeksime kohustuslikult. Seal oli koostööleping Sadolini ja vallaga, et vald maksis osa protsendi ja Sadolin toetas, aga Sadolin kukkus sealt tagant ära tookord ja sellist... No siis ma oskan vastata inimesele, üks muidu ma mööda... Sellist koostöökokkulepet enam ei ole võimalik saavutada. Nii, kas on veel... Kas on selles küsimuses või milleski muus võib ka küsida informatsiooni kohta? Sellest nüüd edasi saab. Ei, Villu Karu soovis ka sõna vaja. Ma tahtsin selle teemal paar sõna öelda, et Euro 2 kohta tahate teada, et mida vallavalitsus plaanib, et nüüd selles lehes, mis ilmub, ma kirjutasin sellest ka. Et siis saab lugeda. Aga võib-olla sellest miljööväärtuslikust aladest üldisemalt ma edastaksin pigem ühe arhitekti arvamuse miljööväärtuslikes aladest, kes ise igapäevaselt nendega tegeleb ja näeb neid probleeme, mis seal sees tekib, siis tema arvamus oli küll, et kui midagi kehtestada, siis see peab olema ülimalt põhjendatud. Sellepärast, et tegelikult, kui me nüüd mõtleme, et me tahame säilitada selle ajaloo nii, nagu ta täna on, siis see on ülimalt keeruline tegelikult selles mõttes ka, et vaadake, et ka Märjamaa ei ole kujunenud selliseks, nagu ta täna on, niimoodi hoog. See on tekkinud võib-olla siin sadade aastate ühesõnaga pideva arenguna ja neid hooneid, mis siin olid võib-olla, ma ei tea, 200 aastat tagasi, kas neid enam üldse kuskil püsti on? Siin polnudki. See pole nii vanagi, see Märjamaa 100 aastat. Kirik ja kõrts on seal. Ma selles mõttes, et see kehtib igal pool, see ei kehti ainult Märjamaal niimoodi. Et ühesõnaga arvamus oli tegelikult selline, et me selliste miljööväärtustega aladega tegelikult nagu külmutame selle ehitusliku arengu koha pealt. Et väga raske on sealt edasi minna, kui me paneme mingisugused sellised pilgid ette, ütleme, et tegete sinna nii tegema. Et kas on neid huvilisi piisavalt, kes tahaksid seda hoonet võtta ja üleval pidada siis selliselt, nagu ta vanasti oli. Et see on niisugune esimene küsimus selle asjade juures. Siin 10 ja rohkem aastat tagasi koostati terve rahva peale väärtuslike ehitiste nimekiri. See oli päris pikk, siin Märjamaal oli ka neid rohkem 10 ehitist oli seal nimekirjas. Ma ütleksin, et tänaseks päevaks on mõned neist siin meenutamiseks ainult piltidele. Neid ei ole. Et see näitab tegelikult seda elu arengut, kui ühte hoonet ikkagi ei väärtustata siis selle kohaliku kogukonna poolt nii palju, et teda võetakse üleval pidada, teda remontida ja nii edasi, siis ei olegi midagi teha, siis on see ehituse elu loomulik protsess, mis edasi läheb. Ja nende nõuetega on ka niimoodi, et kui me kehtestame sellise ebamäärase nõude nimetusega soovitav, siis peale esimest otsust, mis oli see soovitav, on ülejäänud otsuseid üha raskem ja raskem teha. Sellepärast, et alati saab näidata, et vaadake, et te kuskile lubasite nii, miks ei kohelda võrdselt ja kõik sellised aspektid tulevad siia juba juurde ja lõpuks me võime ikka seal, et kui me tahame neid asju siis fikseerida, me peame siin vaatama lõpuks hoone kaupa, mis ühele hoonele lubada ja mis teisele hoonele mitte lubada ja kas see on siis nii-öelda kogukonnale vastuvõetav või mitte. Mina leian, et üks hoone jääb elama ja püsima siis, kui teda ikkagi nii-öelda üks korralik omanik, kui see leidub, võtab ja siis kas ta
muinsuskaitse poolt ja igalt poolt on nagu aktsepteeritud, et neid ei peaks hoidma, neid peaks hoidma, aga mis ma selle väärtusliku kohtusin tervitan, et näiteks toon jälle aastal 2016 Eesti riik valis välja 3000 ehitist, mis on nii-öelda väärtuslikud ja peaks hoidma, siis sellest tegelikult tunnistati tõesti säilitamisväärtuslikeks 114. Nii et jah, see on alla 10%. Väga huvitav, et see on oma suht. Et selline mõte selle miljööväärtuslike kohta, et tegelikult kui täna ei ole seda miljööväärtuslike ala, selle kohta, kui nagu tekitada, siis peaksid olema ikkagi väga selged, üheselt arusaadavad nõuded ja siis meil jääb lihtsalt vaadata ja oodata, mis sellest miljööväärtuslikust alast saab, kas ta siis laguneb siin aastate kaupa, sest ega keegi teine ei tohi sinna midagi muud asemel ehitada. Et selles on see küsimus, et ka tuleviku vaadates milline see vägema siis lõpuks kunagi võib-olla 50 aasta pärast välja läheb. See oli minu aeg. Triin Matsa, palun. Me vist räägime jube erinevatest asjadest, et tegelikult ei ole ju probleem mitte, keegi ei käsi seda tänast seda hoonet seal säilitada, kui sellel säilitamisväärtust ei ole. Et pigem me peame ikkagi vaatama seda nagu planeerimist siin meie Kesk-Kalevis või siis meie selle Pärnu maantee ääres nagu hierarhiliselt, et me peame ikkagi üldplaneeringu see, kes paneb paika selle põhitõed, et mida me seal näha tahame, me peame enda saaks selgeks tegema, kas me tahame seda mahtu säilitada, katusekaldeid, et sellised põhiasjad me peaks ikkagi kindlaks määrama, me ei saaks anda nagu kõike seda vabaks. See, kas seal plastikaken näeb ta välja nagu puit kaugelt või vooder on puiduga analoogne, see on nagu teisejärguline. Pigem me peaks vaatama seda, et kas me tahame, et me selline Aedlinna peatänava maht säiliks, kui me sõidamegi sealt, eks ju, läbi täna. See, et jah, täna kellelgi pannakse, et sa ei tohi oma seda puitmaja seal kuskile poole lükata mingis mahus, kindlasti peab olema tänavaala see punane joon paigas, et ei hakka seal sakke tegema, et sellised põhiväärtused me peaks ikkagi enda jaoks selgeks tegema, mida me siin oma peatänava ääres tahame näha, kui veel on midagi siin näha. Et jah, meil palju hooneid ei ole, aga need, mis täna on ju tegelikult need pärlid ja ilusaks tehtud, need on ju täiesti kui selle asemel oleks midagi muud, siis... Väga tubli. Seisma ei tohi areng jääda. Seisma ei tohi areng jääda, aga samas me ei tohi anda ka seda kõike käest ära, mis meil täna veel on olemas. Kas on... Ehitusspetsialist on lihtsalt keeruline, aga küll hakkama saab. No, ma ütleks, et kõike seda ei tohiks nagu ehitusspetsialisti peale veeretada, et see julgus detailplaneeringutega asju lahendada, et see peaks ikkagi meil säilima nagu põhitõded. Ma lihtsalt selles seletuskirjast leidsin ühe vea, seal oli Aimre puiesteele pandud, et nulud kasvavad kahel pool teed, tegelikult on need lehised ja et need sambad ei ole ka hea väljendus, et pigem on need ikkagi need Aimre mõisa väravad, need ei ole sambad, et need on Aimre mõisa väravad, et see on selline väike viig, mitte väike, üks viga. Neid on ka muditud siin aastas. Kirjutan jah oma Kas on veel kellegi? Eha, viimane küsimus. Ei, ma ei küsi midagi. Aga ma lihtsalt räägin ja kutsun teid, kes on huvitatud, et 13. augustil kell 13.00 päeval Meelis vaatab juba, Meelis eelmist kord oli, seal Aimre kultuuriselts teeb pärimuspäeva, kus avatakse Alja kuju, mis tuleb veel sama autorilt Andres Ratassepalt sellele pingile vastu üle tee ja siis on ka Rahvamajas on videoülevaade ja juurde, kuidas 3 aastat on seda projekti nüüd tehtud ja siis sinna on nimeliselt istutatud vahtrad neile inimestele, kes on pühendanud oma elu pärandkultuuri edasiviimisele ja hariduse andmisele. Ja nende inimeste kohta tuleb ka igaühe kohta siis eraldi ülevaade ja pilt. Et siuke, et ma loodan, et see jääb ka vallale üheks märgiks maha see
Vana Järvküla tee, see projekt haarab 300 meetrit, et selle ääres on siis see allee, mis on kunagi 38. aastal korraks juba istutatud ja siis on siin sellesse ossa jääb mitu kohapärimusobjekti. Nende juures on nüüd teadete tahvlid, mis räägivad lahti, mis selle koha peal on siis 100 aastaid olnud. Et siuke objekt on seal, et võtke teatamiseks, võite tulla sinna, mingit kutset ei saa Aimre Seltsilt, sest see projekt on teostatud enamus annetustega ja raha korjamisega nii-öelda. Selles on 540 €, see projekti maksumus on kuskil kokkuvõttes 4000 või üle selle ja sellest oleme siis vallas saanud 400 € pingi jaoks, mille üle oli, mida Ülo kogu aeg toonitas mulle, et kõik tahavad siin raha on nii vähe jagada, aga näed, saime ka 400 € sinna pingi sisse ja 140 € siis saime vahvaistikute ostmiseks. Kas selle siis läheb detailplaneeringusse ja siis ma ei otsusta ära ka midagi. Üldist otsustamisesse, jah. Et kas on, kui kellelgi on meil küsimusi Ott Paldmale, siis kõik? Lihtsalt üks asi, seesama need peatänav äär, et põhimõtteliselt on kõik need tingimused, katusekalded ja nii edasi, kõik võimalik detailplaneeringuga sätestada, selleks meil ei ole vaja seada miljööväärtuslik ala. Meil on Aleval nii eks detailplaneeringu kohustuslik, eks ju, veel planeerimisseaduses on olemas see niimoodi hambapunkt, eks ju, mis ütleb seda, et sul on võimalik seal mitme hoone vahel, siis kinnistu on võimalik hoonestada sarnastel tingimustel. Ütleme niimoodi, et kui meil on mõni koht võib-olla siin Alevis olemas, kus tõesti see hammas tõesti siin on Pärnu maantee ääres on olemas, minu meelest üks koht äkki ongi selle ruut 66 kõrval äkkida. See tähendab seda, et kui sinna küsitakse meil projekteerimistingimused, siis sinna me saaksime anda ja me saaksimegi viidata meie üldplaneeringule, mis üldplaneeringust tulevad siis meie projekteerimistingimused, mis ütlebki, mis siis täpselt seal olla nagu võiks. Eks su küsimus selline, et kas detailplaneering või mitte, aga ka detailplaneeringu lähteülesandes võetakse aluseks ikkagi üldplaneering. Nii et selles mõttes ta nagu ei muuda väga palju asja. Aga nagu sa näed, siis ma panin uuesti sellega ette, et see on siis uute hoonete rajamisel. Ja seal ikkagi öeldakse, et tegemist on nagu soovitusega. Soovitab säilitada ajalooliselt välja kujunenud hoone struktuuri, eks ju, ja see kogu see jutt, mis siin ka Triin ütles, et see tegelikult on kirjas, see väärtus, mida soovitatakse edasi anda, see on tegelikult siin kirjas. Soovitan selle läbi lugeda. Ma lugesin selle läbi, ma sellepärast ma sellel teemal üldse diskuteeringi. Et seesama asi ongi see, et kui mina ei taha sellest soovitusest nagu kinni pidada ja ma ei taha teha sellist nii, nagu te soovitate, mis siis saab? Siis te ei anna mulle lihtsalt ju õigust ehitada. Lähed sinna, kus me... Siis kui täna see on kahekordne hoone, siis 5-kordselt sinna ei saa. Ei saagi. See ongi otsus. Nii, kas on veel küsimusi? Ja lõpuks ongi see, kes siis otsustab, kui palju saab ja kui palju ei saa. Siis kui ta läheb üldplaneeringu vastuollu, ei ole. Siis kui läheb üldplaneeringu vastuollu, siis tuleb detailplaneeringut menetleb ju volikogu. Jah. Saame kõik otsustada sinu kodu üle. Nii, lõpetame siis selle punktiga. Aitäh. Nii, palun Raivi Laasar. Mul oli see küsimus, kiire küsimus, et Varbul Rahvmaa renoveerimine 70 000 edasi lükatud igati pidi. Mis sellest saab? Vallavalitsus on mõni inimene, kes oskab sellest rääkida. Juba aasta oleme edasi lükanud, nüüd teine edasi veel. Selle raha kulub ära ennem, kui me selle paika saame. Seisab. Mina olen seda küsimust esitanud, et juba oli isegi ehitajad siin, et uus ehitusspetsialist pidi tegelema selle objektiga. Ma tean, et vana ehitajad. Ei, Fred oli hoopis vastupidi. Songen või ehitajad peaks minema välja, tingimused tal pidid koos olema, vallavalitsus on kinnitamiseks ei ole lükanud. Homme saab küsida. Aga palun küsige seal oma keskis. Ma olen küsinud enne ka, nii et venib paraku tuleb küsida. Aga tuleb siis võtta
meetmeid tarvitusele, vastutusele, teha midagi ette võtta. Arvan, tuleks karistada. Samamoodi keskele ja Alevi keskele jättis kõik. Kui oleks möödunud aasta midagi teinud, siis oleks natuke rohkem saanud, täna juba võib-olla vähem. Sellepärast ei läinud ka uuele, et see on ikkagi tema vana kohustus ja see tuleb ära teha. Nüüd saab lihtsalt selle summa eest tehtud asi, ongi lihtne. Kas on... Ennem oleks 2 tuba, nüüd saab 1. Kas on veel? Äkki me paiskame liiga palju vahendeid siis, et me ei suuda ära neid reisata. Võib-olla selles asi. Rudolf Jeeser, palun. Ja teenumiskorra siin juba tõstatus, aga vaidlus maha, kuna ei olnud õigus päevaga punktis. Kutsun siis kõiki poliitilisi jõudu üles, et võtame punamõnumid ilma territooriumil. Võiks toetama. Kui keegi seda vastu ei ole, siis vallavalitsuses mõnub palju punamonumente on ja Hegnari toob siis Vaatama, kelle maaga nad ka on. Siis peaks olema 3. Huvitav, kas seal on majatud ka inimesi siin alla? See Raplas Keoskilla saab selle materjali, et sealt näeb täpselt selle palju kaasa. Minu teada on 2 surma ja Jaua Tärisel üks jaama materjalist meil on, siin on väärised. Rudolf, mulle küsib, kas see peab olema volikogu otsus või? Ma seda selles mõttes, et meil tehti erakonnas selline kampaania, kus see eelnõu projekt töötati välja, öeldi, et kõik võivad selle järgi minna. Ott ütles, siis on osades juba sisse andnud. Aga ma seekord ei hakanud kiirustama, kuna nii meil on, et teadsin, et on vähe aega, see võib tekitada kõvasti diskussiooni, siis sellesse volikogu ainult toob. Et me toome selle siis augusti volikogu. Aga ma ei leia seda, et oleks volikogu olema. Aga kui valitsus selle... omavalitsusega seal läheb kooskõlastamiseks, kui seal on haudadega tegema. Seal tuleb sõjamuusika peamist Et me päris otsusiga kohe seda teha. Tuleb enne selgitada, kas seal on ka reaalselt ülesana. Kiividest nii nagu teised vallad on teinud. Vallavalitsus. Sõjamuusika peamist on olemas. Me ei saa võtta otsus vastu ja siis on... Ma ei tea, kas on nagu seal juhtus, et hakkasid kaebama põikidele. Nii, siis vallavalitsus saab uurida ja siis saab teha. Nii, kuulame. Ülo Oll, palun. Mul on üks selline teada, et Vinni vald on väga tänulik Pärjamaa vallale, et Pärjamaa vald loobus korvpallikoolist, sest nemad said selle siis ette. Väga tore. Need ka jah. See spordihoone hakkaski seal ära surema, ma võin kommentaariks öelda. Nii. Ja Ott Kaldu soovis. Kuulame. Nii. Ja siis üks info veel, et oluline info. Komisjonis ka seda mainisin. Kuulame. Meil maikuus laekus siin tuuleenergia eriplaneeringu algatamise taotlus. Vallavalitsuses me seda pikendasime 9 päevale, ehk siis maksimaalselt 3 kuule. Ja selle põhjuseks oli see, et meil on vaja see menetlus, meil oli vaja nüüd kaasatud või huvitatud isikud ka üles leida, et läks nii Raplamaa sõnumitesse, kui meil kohalikul hetkel läks siis ka teade. See tähtaeg sai meil siin juunis sai täis, meil tuli veel siis 2 taotlust, samamoodi tuli veel sarnast, ehk siis selle algatamise kohta, aga see 90 päeva saab täis meil 30 juuli, nii et see tähendab seda, et juulis peaks siis volikogu kokku tulema ja siis otsustama, kas siis algatada või mitte algatada. Ja siis, kui nüüd Tiinu küsib mu käest, et kaugele ma sellega jõudsin nii kaugele, et riigi eriplaneeringute nõunik on puhkusel ja ma ei ole tema asendajatega rääkinud, et püüan täna veel korra helistada, aga ta on olnud puhkusel viimanud 2 nädalat. Mais tuli ja millal see hakkama läks? Kes? See riigiplaneering. Küsimus, seal tekkis, äkki ma siis räägin pigem. Seal on selline teema, et ma tegelikult juba esimesel andsin teada, nad juba ähvardasid mind selle eriplaneeringuga juba tegelikult tükk aega tagasi, et nad soovivad, siis ma selgitasin teada, et meil tuleb see üldplaneering, et meil ei ole paralleelselt mõistlik seda asja ikkagi teha. Teeme üldplaneeringu raames, teeme selle ära, teeme maksete uuringud, aga me ühe menetluse käigus lahendame selle korraga ka ära. Siis nad ikkagi lõpuks selle avalduse tegid. Nii.
ja tegelikult nad tegid seda sellepärast, et väga paljude inimestega neil on juba hoonestusõiguse lepingud ja rendilepingud ja igast kokkulepped tehtud, et tegelikult nad on juba mingid eelkokkulepped teinud ära ja maksavad inimestele reaalselt raha juba hetkel. Ja ilmselt see raha, mis makstakse, on ikkagi päris suur, et sellepärast neil sellega ka kiire on. Ja selgitasin ka, et meil on planeeritud 24 aasta jaanuarisse üldplaneeringu kehtestamine. Et tegelikult reaalsus ongi see, et teil eraldi menetlus poleks vaja. Ja kui nad algatamist tegis, ma ütlesin, aga siis te võib-olla peate sellega arvestama, et tegemist on meie jaoks täiendava halduskoormusega ja et sellisel juhul me sooviksime, et ikkagi selle projekti juhtimise kulud, mis meil tekivad siin, et kui me inimese tööle võtame selle menetlemiseks, et te maksate selle kinni. Ja tegelikult nad olid sellega nõus. Ka teine ettevõte, kes samal teemal, kellega ma rääkisin, tema samamoodi oli sellega nõus. Mul oli läbirääkimised, olid mul Kose valla arhitektiga, et kas ta oleks nõus seda tegema, alguses ütles ta mulle ei, nüüd ta juba eelmine nädal või üle-eelmine nädal ütles mulle, et võib olla, aga siis oligi küsimus, et tahtis teada, igasuguseid täpsustavaid küsimusi esitas mulle. Ja üks küsimus, mis siis oli ka see, et kas, et kui nii nagu tema aru saanud on planeerimisseadust tõlgendades, siis on nii, et me teeme selle eriplaneeringu ära, eriplaneeringu on tehtud, siis kui eriplaneering on tehtud, siis võib eraldi hakkama detailplaneeringut menetlema selleks, et siis veel täpsemalt konkreetselt kinnistu paika panna, kus kohas sul see täpselt tuleb, et see eriplaneering annab sul sisuliselt ainult raamid, mille sellest tegutseda, mis tähendab seda, et me teeme eriplaneeringu, menetleme siin paralleelselt üldplaneeringuga ära, 2 aastat, ja siis me peame veel detaili tegema, mis läheb veel aastama. Küsimus on, kas seda tõesti on mõtet, aga mul sellele küsimusele, see on ühe ametniku arvamus, ehk siis osavalla arhitekti, et mul on vaja Rahandusministeeriumi arvamustele samamoodi tugi taha saada selleks, et saaksin edasi rääkida projektijuhiga, et siis teada saada, mis see täpselt tingimused siis sellisel puhul, tema puhul siis on meile. Tubli, tegele, energia on nii kallis, vaja on midagi siia taha tuppa küll. Aatomi elektrijaama ei taha, aga ventilaator on olla küll. Nii, kas on... siin on vaja siis volikogu juulis. Ja ikka. Minu käest küsid, et volikogu, mille tahab koguneda juulis. Mina lähen siis sellest midagi. Nüüd peab kogunema palju. Kas mõttest veebis või kuskil e-istungina teha hoopis? Üks punkt siis e-istung. Ma olen ilma e-istungitagi ära. Ei ole hinge sellest pildist. Paneme siis e-istungit. Mõtleke, kus see koht tuleb. Te panete fotod sinna, ma tahaks klaasi. Volikogu suvepäevad. Riigikaits. See on väga raske. Mega mingi tõmb. Ei olegi veel kuulda. Ei no, aga vahel saab ära teha. Esimesel poolel juulis tehke eelviimasel nädalal, viimasel nädalal. Teeme e-maili teha. Saadame e-maili. Meili teel... 26 meil peaks. Üks küsimus, üks vastus. Ma pean kahjuks lahti. Aitäh. Paneme 26. viimase teisipäeval. 30 oli vaja. Mida siis see veebi? Või oota, mis aja sind on? Ei, mõtlen, kui sa ära lähed. Ma lähen juba 15. minema. Nagunigi ei ole. Ei, me... 12-15 ka ei saa. Juuli või? 12-17. Millal see eelnõu tuleb? Millal see eelnõu? Ma nüüd olen puhkusel 2 nädalat, ma tulen juuli alguses, ma olen olemas, et juuli alguses olen olemas, siis 4. kuni 8. olen olemas, ilmselt siit ja või nagu siis ma pean ilmselt läbi rääkima ka ära pidama nüüd, et millal see volikogu istung peaks olema? Peaks olema siis peale seda, et siis ilmselt kuskil ma pakun ikkagi 18 või 22 äkki seal vahemikus. See eeldab ka komisjonile. Küsimus on, kas eeldab? Ikka eeldab nii tähtis asi.
majanduskomisjon. no vaata, siin peaks vähemalt kindel kuupäev olema, siis teada, eks ole, et ütleme, millal siis see volikogu teha, eks ole, et siis majanduskomisjon. võime ka viimasel nädalal teha. Panna volikogu viimaseks nädalaks majanduskomisjon siis nädal enne. Mõlemad saab teha ju tegelikult veebikoos. Jah, mõlemad. Vaid majandus ka koroona ajal oma arvutite taga. Sina taga inimesi näha, võib-olla see aeg pole juba nii kuu aega mina küll siis oled juba kõike näinud ja mina küll ei tea. Ma võidan. Suvi olid kõike näinud. olge ikka positiivsed. Ei, meil on vaja kuulata. Esimene aseesimees arutavad omavahel praegu. Panna 26. Kas 26 juuli volikogu suure e-istungiks on sobilik? Ei tea. See on viimane teisipäev. Kurat, sa teab, kus ma siis juba olen. Arvuti taga oleks. Paneme 26 juuli. Aga mis kellast? Suuda niimoodi planeerida oma mis kell see peaks olema? Ma arvan, siis võiks olla juba hiljem. Siis läheb vara pimeda. Aga kas siis ei ole see, et meil on mingi aja jooksul pärast vaata lihtsalt see? Kui vahet ei ole, asendamatuid ei ole. Kas meil ei olnud niimoodi mingit tähtpäev? Kõige vanim volikogu liige asendab volikogu neljapäeva EHA asendab. Jah. Et siis on. Aga varem on siis majanduskomisjon. Isegi noorem on. EHA asendab siis. Ei, kõige noorem asendab mind. Pole probleemi. Ants protokolli jääks ja volikogu tehti. Nii, lähme edasi. 26 juuli siis kell... Ja majanduskomisjon arvatavasti 19. Meil on siin pedagooge ka, kes on kirjatööga. Mis kell me teeme? Me ei pea seda lõunapaika. Paneme... Mis kell siis? 6 või? Paneme kell 6. Seal on 2 aga, eks ju. Kui nad tõesti on see väga väikene tõenäosus, kõik 3 võtab nüüd avalduse tagasi, eks ju, siis meil ei ole vaja seda. Kui nad kõik 3 võtavad tööta palun selles suunas, et nad tagasi võtaks. Ma töötan selles suunas, aga lihtsalt. Andke jooksvalt siis teada ka, et... Ja, siis anname teada. See selguks. Oota, mina majandus oli? 19. 26. juuli kell 18.00. Beebis. Mõlemad beebis. Beebi, mis kell? 18.00. Ta teeb majanduskomisjon. Ei, ma küsin majandus. Nii. Kell tahab. Kas on? Peale tööaega saaks... 6 siis. Paneme 5. Paneme 5. Üks sobib või 6? Teeme 6. Teeme 6. Läheb aga varem pimedaks, sest siis on juuli lõpp. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Ilusat puhkust, tuleb veel ei ole. Ilusat suve ja ilusad jaane ja kohtume siis vaataja.